Ja nüüd siis veel nii-öelda see, mis, kuidas öeldakse, meil kunagi Jäneda loomaarst ütles, et sa oled ka ühe loo kirjutanud, see lugu mul siiamaani mängimata. Et tulen korra oma lapsepõlve juurde tagasi, see oli aasta siis 1975, no jah, siin on juba tiba 40 aastat tagasi, aga siis ma olin alles 14-aastane poisikludu, kui minu kasuisa kinkis mulle Beckeri tiibklaveri augustikuus, mis jääs ööseks õue, sest majas oli remont. Ja nagu ma mainisin, need toredad perseiidid ja need soovid, mida ma sain esitada, imekaunis ja soe õhtu, tähis taevas, panime töömeestega klaveri jalgade peale, istusin klaveris pimeduses ja hakkasin musitseerima ja järsku ma tundsin, et tähed valisid minu hoopis ära. Ja niimoodi siis jäi mulle silma ette Cassiopeia, mida ma siis tol öösel esimest korda mängisin. Ja siis oli kõik teised tähtkus, kirjuta mulle ka midagi, kirjuta ka mulle midagi, kirjuta mulle ka midagi. Ja nüüd mul on au juba, ma langesin tsüklisse, ma mõtlen tähistava mõttes, au kirjutada siis ekvatoriaaltaevast, mida tellisid kaks toredat jaapanlast, Takahiro Akiba ja Jusko Hosiaika. Pool sellest teosest on valmis, 22-osaline. No ja siis veel põhjataevas veel, või nii-öelda polaartaevas veel lisaks, siis on mul sellega põhimõtteline elutöö tehtud. Aga miks mitte selle looga lõpetada, millega ma üldse alustasin tähtedest muusika tegemist.